Kuigi turistide arv kasvab, siis kohalikele teevad muret lennuhinnad. Paljud on märganud, et odavlennufirmade imelisi pakkumisi enam naljalt saada pole ning ka sihtpunkte on jäänud vähemaks. Tundub, et võimalust 40 euroga nädala lõpuks Itaaliasse lennata enam ei tule. Kui me vaatame Itaalia turumahtu eelmisel suvel, siis oli Eestist väga suur. Ja see tähendab seda, et hinnad olidki all, mis reisijale oli väga tore, aga lennufirmadele oli see väga muret tekitav. Ehk siis lennufirmad nendel liinidel ei teeninud tegelikult raha enam. Tuleb väga vaadata, mis turgu me vaatame. Täpselt kui me vaatame Itaalia turgu, on olukord üks, on ju. Samas Hispaaniasse tuleb meil ju mahtu juurde see suvi. Air Baltic lendab Barcelonat, Air Baltic lendab terve suve Mallorcat. Ehk siis Hispaania hinnad ei tohiks kindlasti tõusta. Meil tulevad vedajatele tagasi Transhavi ja Pariisi liinile. Eurowings hakkab uuesti Prahat lendama. Ehk siis liinide valik on nagu muutumises. Aga üldiselt me ei näe täna, et piletihinnad oleks oluliselt kasvanud. Hetkel viibib Eero Pärgmäe Euroopas lennundusmessil, kus käivad läbirääkimised uute sihtkohtade nimel. Fookuses on Lääne- ja Lõuna-Euroopa, kuid täpsemad sihtkohad sõltuvad lennufirmade huvist ja Eesti turupotentsiaalist. Tänaseks päevaks me oleme kohtunud siin hea mitmekümne lennuvedajaga ja huvi järgmise suve vastu on ikkagi täitsa arvestatav. Et selles mõttes väljavaade järgmisele suvele on pigem positiivne, ma ütleks. Ühtepidi me tahame ju, et Eestisse tuleks rohkem turiste. Ehk siis need suured turismiturud, Saksamaa, Suurbritannia, miks mitte Prantsusmaa võiks kasvada rohkem. Ja siis teiselt poolt eestlased tahavad ise ka puhata jätkuvalt. Ehk siis, et Itaaliasse on vaja mahtu tagasi saada, Hispaaniat tahetakse juurde. Selleks, et lennud ikka sujuvalt kulgeks ja inimesed ka oma õigusi teaksid, on teadjamad täna reisijatele lennujaamas nippe jagamas. Põhiline on alati ikkagi see reisikindlustus, mis neid huvitab, et kas peab tegema, et kui on Euroopa ravikindlustuskaart, kas ma pean eraldi tegema. Ikka jah, sest Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõike, ei kata ekstreemse spordialasid, et on ikkagi esmaabi. Ja alati tasub siis vaadata ka üle, et kui teha panga kaudu krediitkaardi reisikindlustus, kas see katab ära kõik need vajadused. Et see on kindlasti hästi oluline. Dokumendi kehtivus tasub vaadata, kas saab sinna sihtriiki ID-kaardiga või passiga. Tihti siiamaani arvatakse, et UK-sse saab ikka endiselt ID-kaardiga, ei saa. Ei saa ka teha transveeri läbi UK ID-kaardiga. Aga kuidas käituda, kui lend näiteks hilineb või sootuks tühistatakse? Tarbija saab alates 3 tunnist nõuda määrusjärgset hüvitist, mis on suuruses 250 kuni 600 eurot. Lisaks sellele on tarbijal õigus ikkagi jõuda sihtkohta, mis tähendab seda, et lennuvedaja peab talle pakkuma uue alternatiivteekonna. Lennuvedajal on ka hoolitsemiskohustus, et see hakkab alates 2 tunnist hilinemisest. Tarbijal on õigus saada süüa, juua, telefonikõne ja kui see lend järgmine lend toimub järgmisel päeval, siis peab lennuvedaja hoolitsema ka selle eest, et tarbija saaks majutatud ja transpordi siis sinna majutuskohta ja tagasi. Tasub kõrva taha panna. Ja kuna odavad lennud on nagu kevadpäike, kõik räägivad, aga keegi pole kindel, kas nad ikka tagasi tulevad, siis seniks pakime kohvrisse kannatust ja teadlikkust, sest uus sihtkoht võib olla vaid 1 lennumessi kaugusel. Ning tundub, et turistid leiavad siia ikka tee. Statistikaameti värske ülevaade näitas, et veebruaris peatus Eesti majutusasutustes ligi 230 000 turisti. Neist rohkem kui pool olid välisturistid, keda oli 3% rohkem kui mullu samal ajal. Populaarsem sihtkoht välisturistidele oli endiselt Tallinn, kuid kasv on märgatav ka Pärnu ja Tartumaal. Majutusettevõtetes peatus 110 000 välisturisti ja 120 000 siseturisti. Aga välisturistide arv nüüd veebruaris võrreldes 2019. aasta veebruariga oli peaaegu sama suur kui 2019. aastal. Aga kriisieelne veebruar oli ju 2020. aastal ja see number jäi siiski veel 8% väiksemaks kui sellel aastal. Kõige enam külastajaid tuli Soomest, Lätist, Suurbritanniast ja Saksamaalt, kuid näiteks Soome turistide arv on võrreldes varasema aastaga veidi langenud.